Tere tulemast järgmisele kohvipausile. Mina olen Õnnela Seinamets ja olen siin, et iga esmaspäeval teile jagada mõned mõtted, võib-olla mis seostuvad virtuaalse assisteerimisega, kuid ka mis seostuvad võib-olla mõtteviisiga üldisemalt. Ja täna ma olen mõelnud, et võiks rääkida sellisest teemast nagu AI ja tehisintellekti tulek. See võib tunduda päris hirmutav, sest paljud kindlasti mõtlevad, et aga mul ei olegi siis enam mitte midagi teha, sest tehisintellekt võtab ka virtuaalassistendi ameti üle. Ja jah, ma saan aru, et mõeldakse, et robotid ja masinad tulevad, võtavad tööd ära, mis meie inimesed siis tegema hakkame. Aga siin on nagu see koht ikkagi mõelda, et kas see ikka päriselt nii on. Me saame aru sellest, et tegelikult täna tehisintellekt tuleb ja see ei ole lihtsalt mängimiseks või ka jätkuvalt ulmefilmide maailm, see on päriselt siin ja kohal. Ja meie igapäevased tööd saavad ikkagi olla sellest puudutatud. Me kasutame AI-d vestlustes, erinevates töödes, otsuste langetamisel ja see kõik tegelikult puudutab ka päris palju virtuaalassistente. Isegi kui sa täna veel ei ole kasutanud AI-d, siis on selge see, et sa peaksid hakkama seda tegema, sest aeg liigub üha kiiremini edasi ja sa ei saa jätta kasutamata seda võimalust, mis AI tulek tegelikult loob. Ja ma arvan, et kui öeldakse, et AI võtab kas siis virtuaalassistendi või ükskõik millise teise ameti töö ära, siis tegelikult on see pigem emotsioonide pinnalt tehtud ütlemine. Loomulikult see tekitab parajat ebakindlust, sa hakkad mõtlema, et kas minu oskustest piisab, kas ma ikkagi olen valmis õppima päriselt midagi uut. Ja kas see, mida ma siiani olen teinud, on siis täiesti mõttetu ja asjatu. Need on sellised küsimused, mis panevad jällegi endasse vaatama ja ennast analüüsima. Ja AI tulek ei puuduta ainuüksi seda, et sul on olemas mingid uued tööriistad või sa saad mingeid asju automatiseerida, vaid see ikkagi päris palju puudutab ka sinu enda enesekindlust ja seda valmisolekut muutustega kaasa minna. Ja kas sa oledki valmis õppima kõike seda, mis see uus AI maailm sulle pakub? Mina julgen küll öelda, et AI ei asenda inimest. Ta küll muudab töölaadi ja erinevaid töö tegemise võimalusi. Nii et see on see koht, kus päriselt endale otsa vaadata ja mõelda, et kas ma tahan sellest rongist maha jääda. AI tulekuga tegelikult on meil võimalus oluliselt kiiremini erinevaid asju ära teha. Näiteks AI aitab sul luua kirjade mustandid, sotsiaalmeedia postituste plaanid, isegi erinevaid analüüse on võimalik AI-ga teha. Ja mida rohkem sa sinna AI maailma lähed, siis tegelikult sa saad aru, et sul on võimalik päriselt õpetada see AI toimima täpselt nii, nagu sinu ettevõttel on seda vaja. Ehk siis see lähtuvalt sinu ettevõtlusest. Ja me ei saa siin tegelikult ära unustada seda, et AI-l puuduvad emotsioonid. Ta ei oska kuulata klientide ridade vahelisi mõtteid. Ta ei mõista hirme ja ta ilmselt ei suuda võib-olla ka nii hästi seda strateegilist tuge pakkuda, kui sa just ei ole seda AI-d selleks koolitanud. Ta võib valmis kirjutada sisud, aga ta ei tea, millal ja miks just seda postitust postitada. See on jällegi see koht, mida siis meie inimestena saame määrata. Ja nagu ma korduvalt olen rääkinud sellest, et meie kliendid tegelikult ei otsi mingeid erinevaid tööriistu, nad otsivadki partnereid. Ja virtuaalne assistent ongi see partner, kes toob need AI oskused ja inimlikkuse kokku. Ja see on juba kulda väärt kombinatsioon.
Ja selleks, et sa võib-olla ei tunneks niivõrd palju hirmu selle ees, et kas AI tuleb ja võtab sinu töö ära, ongi esimene samm see, et ära mõtle temast kui vaenlasest, vaid ta on tõeline abivahend. Nagu ma ka ütlesin, seda tööriista on võimalik õppida kasutama nii, et ta toetab sinu oskuseid ja seeläbi sa saad iseenda väärtust tõsta. Ja selle asemel, et keskenduda sellele, mida AI võib ära võtta, tasub hoopis vaadata seda, mida ta sulle juurde võib anda. Uued töövõtted, aja kokkuhoid ja võimalus isegi liikuda oma teenuses rohkem strateegilise ja projekti juhtimiste suunas. Ja selleks, et sa ennast mugavalt seal tunneksid, mina kutsun üles katseta uusi AI tööriistu, sest läbi selle katsetamise tegelikult saad sa aru, millised võimalused on erinevatel AI-del. Kas need AI-d toimivad sinu jaoks, kas need AI-d aitavad sul kliendil kuidagi paremini toimetada? Et kasuta neid võimalusi, see AI ei hammusta. Ja õpi läbi selle aru saama, milline AI toetab sinu teenust. Kõik ei pea tegema automatiseerituid kampaaniaid ja looma keerulisi süsteeme. Mõtle, mis on see koht, kus sina täna kinni oled, ajaliselt just. Ja siin võib sind AI aidata. Samamoodi paku AI toel lisandväärtust. Esiteks sa teed asju kiiremini, täpsemalt, läbimõeldumalt ja sa saad isegi AI toel erinevaid kokkuvõtteid klientidele luua, sisusoovitusi. Ehk sul on niivõrd palju rohkem võimalusi oma kliente toetada, sest olgem ausad, ega me kõiki asju ei suuda ise selgeks õppida. Meil lihtsalt ei ole ajumahtu selleks ja miks mitte kasutada seda AI võimalust tänasel päeval ära. Ja kasuta AI-d justkui iseenda partnerina. Ta aitab sul küll luua sisu, aga sina suunad seda sisu. AI teeb sinul mustandi, aga sina paned sinna inimliku touchi juurde. Ja isegi kui AI automatiseerib, siis on sinul see suur pilt ja see strateegiline mõtlemine olemas. See, et AI midagi suunab, ei tähenda seda, et klient tahaks ilmtingimata seda ise kasutada. Paljud isegi ei tea seda, kust alustada. Ja sina võidki olla just nimelt see teejuht sellel teekonnal. Ehk siis AI ei võta tegelikult töökohti, küll aga ta muudab töö sisu. Kutsungi sind üles, ole valmis, paindlik ja uudishimulik. Siis sinu roll ei kao, vaid sellega koos hoopiski kasvab. Sest just need, kes oskavad tehnoloogiat nutikalt ära kasutada ja jääda seal samas inimlikuks ja ühendada seda kahte silda omavahel, siis neil on hoopis rohkem tulevikus pakkuda. Ja siinkohal ongi paslik mainida, et assistendikooli kodulehel on jätkuvalt üleval virtuaalassistentide andmebaas, kus ettevõtja saab just leida endale sellise abilise, kes temale on vajalik. Nii et kes te seal üleval olete, virtuaalassistendid, vaadake üle, kas olete välja toonud selle, et te oskate AI-sid kasutada või mismoodi te oskate AI-sid kasutada. Selline kohvipaus, selline mõtlemise koht. Nii et AI loob meile hoopis paremad ja uuemad võimalused. Tšau!